Seekordses meistrinurgas sain ühe kasuliku ja õpetliku mänguasja. Selleks on vaja paari spetsiifilist materjali. Mänguasi on väike asi, et tegelikult ehitusmaterjali palju vaja ei ole. Osad materjalid on mul endal olemas jääkidest, küll aga keskses osas selle mänguasja juures on ümarmaterjal. Nii et ma haaran siit kaasa mõned ümarlatid ja siis ülejäänu saan juba omade vahenditega. Selle mänguasja peamine funktsioon on see, et noorele alustavale meistrimehele, 2-3 aastasele, selgeks õpetada, kuidas naelu lüüa. Sellepärast, et igasuguse sükse puutöö ja meisterdamise kõige alus on see, et sa oskad käes hoida haamrit ja lüüa kuskile sisse naelu. See sama ümarmaterjal, mis ma nüüd puumarketist võtsin, võikski olla siis see, mis simuleerib seda naela. Ja see natukene jämedam ümarmaterjal, mis ma ka sealt kõrvalt kaasa haarasin, võiks olla minu haamrivars. Ülejäänud materjalid oli mul endal olemas. Nimelt see, mille sisse me naelu lööma hakkame, on selline 45x45 kalibreeritud materjal. Soovib täpselt ideaalselt ja sinna otsa on mul vaja ka natukene otsusteks plaatmaterjale. Jällegi oli mul endal selline Tisleri kilp käe pärast võtta kodus, nii et sellest ma lõikan otsatükid välja. Hakkame pihta. Esimese asjana ma arvan, ma teengi valmis naelad. Kui meie nõnda nimetatud naelad on valmis, siis järgmiseks teeme selle pulga, mille sisse me naelu lööma hakkame. Selle teeme 45x45 materjalist. Nõnda, see oluline jupp on ka olemas. Veel, mida ma teen sellest nelikant materjalist, on nimelt haamer, ehk siis haamri pea, see osa, millega me lööme. See on natuke lühem jupp. Nüüd viimase asjana on mul vaja selliseid otsaplaate, mis mul hakkavad siis seda materjali hoidma, mille sisse me neid naelu lööme hakkame. Need on mul tegelikult juba ette ära tehtud. Mul on kavalalt lähenetud asjale, ma olen nad teinud ühe CNC masina peal, aga tegelikult need otsaplaadid on täiesti fantaasia küsimus, mis kujuga nad on. Need on täiesti tavalised kandilised plaadijupid, mis te saate oma järkamissae peal või lauasae peal teha või mis iganes kuju teile siis meeldib, kas teete siia mingid kumerused sisse või ei tee. Ja muide, üks nipp, millest rääkisime ka juba meie saani tegemise loo juures, et kui teil üks detail endal olemas on, siis teise täpselt samasuguse detaili tegemine on lihtne, nii-öelda koopia tegemine, selleks on vaja kopeerfreesi. Siin mul on nüüd üks teine plaatmaterjal, ma olen peale märkinud juba ära selle, kuidas siis ma tahaksin siit sees selle koopia välja lõigata ja teen väikse kiire näidise ka, et kuidas me siis seda koopiat teen. Selleks lõikame tiksaega siit detaili välja. Freesitera laager sõidab siis originaaldetaili vastas ja freesitera lõikab siis seda suuremat detaili, kus on vaja natukene materjali eemaldada. Nii. Selliselt ja see võiks olla nüüd üsna täpne koopia sellest olemasolevast tükist. Nüüd on meil kõik tooriku detailid olemas. Minu ülesandeks on see asi kõik kokku panna selliselt, et meil oleks üks kasutatav mänguasi. Selleks on mul parasjagu freesimist ja puurimist. Me laseme erinevatel detailidel servad ümaraks, et laste käes ei saaks teravad servad kuidagi viga teha. Siis me puurime sisse sellele nii-öelda
detailile, kuhu sisse me hakkame naela lööma, augud, sellepärast, et ega tegelikkuses selge on ju see, et ega me seda punni siia puidu sisse kuidagi vägisi lööma ei saa hakata. Siia on ju ka vaja ikkagi teha tegelikult sisse augud. Ja loomulikult on meil vaja teha auk siis siia haamri pea sisse, et kuidas me siia selle haamri varre külge saame. Muide leidsin Hammerjackist ka ühe vahva tööriista, mida ma olen kuskil netis ka taolisena varem näinud. See on selline veider nurgik, millega on just igasuguste selliste pulkmaterjalide peal väga mugav erinevaid märkimisi teha ja jooni tõmmata. Ja lisaks on siin sellele veel ka sellised augud, millega saaks siis tõmmata paralleelset joont. Ütleme nii, et ma pääsesin üsna selliste väheste kadudega, kuigi männipuu eriti tahab pehme puiduna neid kilde teiselt poolt välja lüüa. Aga selle me ravime ka ära, sellepärast et need augud ma käin samamoodi üle tegelikult freesiga. Kuna tegu on sellise laste haamriga, siis ma ei puuri seda auku läbi ja ei hakka siia otsa kiilu lööma, vaid panen siia lihtsalt natukene liini vahele ja tegelikkuses ma usun, et see haamer kestab väikse meistri käes üsna pikalt ja on tegelikult ka siis isa või ema poolt lihtsasti remonditav, kui see haamri varsti peaks välja pääsema. Aga põhimõtteliselt selline näeb välja üks väikene puust lihtne haamer. Nüüd see otsatükk on selline mul, et ma olen siia sisse teinud endale ühe sellise süvendi. Ka sellepärast, et seda oli mul mugav teha, mis tegelikult ei ole oluline. Nagu ma ütlesin, et see, mis kujuga see otsatükk teha, kas siia teha see süvend või mitte, see on tegelikult täiesti selline maitse asi küll, aga see teeb natuke selle paigaldamise mugavamaks ja võib-olla ta hoiab ka nagu seda otsatükki siin paigal, et ta hiljem ei hakka siin peal keerlema. Selle ma ühendan väga lihtsasti ühe kruviga. Ja see peaks seda asja mul kenasti kinni hoidma küll. Tegelikult võiks öelda, et mänguasi on põhimõtteliselt valmis. Ma tegelikult puurisin nüüd neid auke siin kaadri taga kahele küljele, ehk et mul on siis siin neid auke natuke rohkem, kuhu need naelad sisse panna. Mul on küljes mõlemad otsad ja nüüd pole muud kui tegelikkuses naelad siia sisse panna. Ühtlasi jällegi pehmest puidust ehk männist mänguasi, arvestage sellega, et juba selle paari löögiga, nagu siin ka on näha, tekivad siia peale muljumised ja jäljed, sellest ei ole mitte midagi. See tööriist on meistrioskuste harjutamiseks, need mõned mõlgid käivad asja juurde. Selline väga vajalik ja praktiline mänguasi. Ma arvan, et ma võib-olla värvin selle veel millegagi natukene üle, et see natukene kenam välja näeks ja siis võib see minna väikese testija kätte.